Pallid, nukud, klotsid, autod, lõbusad ja vahvad tutta asjad. Ei ole ju mitte kuskil. Tere! Minu nimi on Tuta ja ma ei suuda leida mitte ühtegi päkapikku. Teate, mina olen kuulnud, et paar päeva enne jõule nad lähevad kusagile peitu ja siis vaatavad, mida lapsed teevad. Ja pärast seda lähevad otse jõuluvana juurde ja räägivad talle kõik ära. Aga ma tahaksin nüüd neid päkapikkusid näha. Aga teate, nad on nii pisikesed, et ma ei suuda neid mitte kuidagi leida. Nad on nii pisikesed, et nad võivad olla täiesti vabalt... Nad võivad olla täiesti vabalt selle pisikese tassi sees. Ei ole. Nad on nii pisikesed, et nad võiksid mahtuda rebase pisikesse taskusse. Rebane, kas sinu taskus võiks olla üks päkapikk? Vaatame järgi. Ei ole. Rebane ütles, et tema üldse ei tea, milline see pisikene päkapikk välja näeb. Väga huvitav. Aga tead, meie võime ju koos pisikest päkapikku joonistada. Kas te tahate koos minuga joonistada? Joonistame. Rebane, sina istu siia. Selle jaoks läheb teil vaja ainult paberit ja värvilisi vildikaid. Nii. Minu päkapikul on kindlasti päkapiku müts. Ja selle jaoks ma joonistan sellise kolmnurga. Nõnda. Nüüd ma joonistan oma päkapikule näo. Selle ma teen siia niimoodi. Ja muidugi on minu päkapikul suur ja valge habe. Ja selle ma joonistan nõnda. Ma teen selle päris pika. Niimoodi. Ja nüüd ma joonistan oma päkapikule keha. Niimoodi. Järgmisena tulevad käed. Need lähevad niimoodi selja taha. Siis on need natukene lihtsam joonistada. Ja nüüd ma joonistan talle jalad. Päkapiku jalad tulevad siia. Ja teate, päkapikul on väga olulised asjad tema saapad, sest ta peab kõndima läbi lume. Nii et mina joonistan oma päkapikule suured saapad. Nõnda. Tal on suured saapad nagu kummikud. Nii. Ja muidugi ma pean joonistama oma päkapikule näo. Tal on siis siin kindlasti silmakesed ja nina ja kõrvad. Teeme talle kõrvad ka. Sellised kõrvad. Nii. Teate, ma joonistan nüüd niimoodi, et ma värvin need päkapiku jalanud mustaks, siis need on rohkem nagu kummiku moodi ka. Need värvin siit seest mustaks. Ja siis võiksin värvida ta mütsi ja kuue näiteks punaseks. Siis ma arvan, et päkapikk kannab enamasti punast värvi. Niimoodi värvime ta saapad ilusasti ära. Nii. Ja nüüd ma siis teen talle punase mütsi ja punase kuue. Ma arvan, et tegelikult päkapikul on ka põsed punased, sest et ta on päris palju väljas. Nii. Kuue ka. Tegelikult peab ta käed ka vist ikkagi ära värvima, sest tal on pikkade käistega ju pluus seljas. Käed ka.
käed ka veel punaseks ja siis on nüüd küll kõik. Nii. Nii, näete, selline on minu pisikene päkapikk. Ja nüüd, kui me teame, milline ta välja näeb, siis me leiame ta kindlasti koos üles. Oh, teate, mul on ju luup ja luup teeb kõik asjad suuremaks. Ja kui ma luubiga pisikest päkapikku otsin, siis ma leian ta kindlasti üles. Näete, see on minu luup. Oh, see teeb selle tassi isegi nii suureks. Nii, päkapikud, siit ma tulen. Kas sa võiksid? Oh, see kringel on hiiglaslik. Nii, mis siin veel on? Ja kuusepuu on ka ikkagi päris suur, nagu päriselt oleks metsas. Ja lumememm. Tal on nii tore sinine sall. Nii. Põhjapõder. Vaatame, kas sinul näiteks ei ole taskuid, kus võiks olla päkapikk. Ei. Taskuid. Sokk. Kuulge, päkapikk võib olla minu soki sees. Vaatame. Kindlasti on ta siin soki sees. Mis see on? Kiri. Tutale. Väga põnev. Kallis tuta. Keegi ei näe meid kunagi. Mitte kunagi. Kas sul on juba laul selgeks õpitud, mida jõulude ajal esitada või hoopis luuletus? Kohtume varsti. Päkapikk. Nii, et nad tõepoolest näevad meid. Kas sul on juba laul selgeks õpitud? Või hoopis luuletus? Ja, kuulge, mul on üks laul ühest pisikesest päkapikust. Tahate, ma laulan selle teile? Kuulake tähelepanelikult. Meie koduõue peal peidus kõige pisem päkapikk maailmas. Ta salaja vaatab, kuidas kelguga sõidan ma. Päkapikk ja mina ka. Kruusi taga laua peal peidus kõige pisem päkapikk maailmas. Ta salaja vaatab, kuidas piparkooke küpsetan ma. Päkapikk ja mina ka. Kõige pisem päkapikk maailmas. Ta salaja kuulab, kuidas laulukest laulan ma. Päkapikk väike, mina ka. Tada! Tutas lietas